Siseminister Hanno Pevkur, millised investeeringuid on Võrumaale, Kagu-Eestisse laiemalt Siseministeeriumil lähiajal veel plaanis teha? Üks meie kõige suurem investeering on loomulikult kõik, mis seondub piiriga. Me oleme kokku leppinud, et järgmisel aastal on maksumaksja vahendeid piirile minemas üle 20 miljoni euro ja see on väga-väga suur summa. Ja meil on lõppeesmärgiks ikkagi saavutada Euroopa kõige moodsam piir. Kokku läheb see maksma siin järgneva 2-3-4 aasta jooksul lõppetapina kuskil üle 70 miljoni euroni. See on kõige suurem investeering, aga proovime järgmisel aastal alustada ka Vastseliina komandoehitust, nii nagu siin Võru sai nüüd valmis, aga Vastseliina on ka teatavasti väga halvas seisus, nii et need investeeringuid on tulemas ikka veel ja veel väiksemad ka sinna juurde, mis on sellised jooksvad. Kui kaugel piiri väljaehitus praeguse seisuga on? Oleme jätkuvalt puhastamise faasis, et üle poole piirijoonest on täiesti puhas ja raadatud, osa on veel mets maha lõigatud, osas ootame külma ilma, et saaks minna kõige pehmematele aladele ja sealt edasi siis samamoodi paralleelselt on töös piiriprojekt. Piiriprojekti peaksime saama selle aasta lõpuks valmis ja siis järgmisel aastal saame juba alustada reaalselt siis piiri mahamärkimise ja kõikide vajalike töödega. Kui nüüd rääkida Päästeameti olukorras, siis mille järgi Päästeamet praegu kõige rohkem vajadust tunneb? Kas tehnika, meeste, infrastruktuuri? Eks erinevates kohtades erinevalt, et nüüd siin Võrus oleme saanud maja valmis. Siia on tulemas, nagu te näete, siin on mõni vanem masin ka veel, et nende masinate asemele on tulemas uued masinad, et meil on hange praegu käimas 40 uue masina ostuks, mis puudutab põhimasinaid, umbes selline, nagu see selja taga on. Ja siis on lisaks veel paakautod ja sellised universaalsed konteinerautod, nii et kokku üle 80 auto, mis lähevad kõik väljavahetamisele, sellised vanemad. Pluss loomulikult, mis puudutab mehi, siis mehed on väljaõppes alati oodatud. Õnneks selle aasta Sisekaitseakadeemia vastuvõtt oli väga edukas ja eks sellised jooksvad investeeringud sinna lisaks.